ärikäik. Tervist, head kuulajad! Eetris on täna siis Geeniuse podcasti ärikäik 7. osa ja saatejuhtideks on nagu ikka Gert Avasalu, mina ning Berta Kortfelder. Mina. Sel korral ajame me juttu Andres Anijalaga. Rõõm on ka minupoolne, tänud kutsumast. Tema on siis meil päikesekatuste tootja Roofiti juhatuse liige. Roofit kuulutab, et koduilu ei pea enam päikeseenergia nimel ohvriks tooma. Mis sellele ettevõttele aluse pani? Kus selline nagu kaalutlus üldse tuli? Kas enda kogemusest või kuskilt mujalt? Jah, ma kõigepealt ütlen tõepoolest, et kes ma siin istun, olen Andres. Olen selle ettevõtte tegevjuht ja üks 3 kaasasutajast. Ja ettevõttes siis toimetan alates 2017. aastast. Ja eks see põhjus, miks mina selle ettevõtte asutajaskonnaga liitusin, et ma ei olnud algne asutaja päris algusest. Aga ka algse asutaja põhjus, miks seda ettevõtet teha, oli puhtalt isiklik soov saada enda majale päikesepaneelid, aga sellised, mis ei riku selle hoone ilmet ära. Nii et ühesõnaga, ma isiklikult ka vaatasin erinevaid pakkujaid ja milliseid paneele on ja mitte ühtegi ei tahtnud panna enda katusele. Ja täpselt umbes sellel ajal siis tuli ka Tesla välja oma huvitava päikesekatuse lahendusega, mille nad turule tõid oluliselt hiljem tegelikult lõpuks kui meie. Ja siis ma sain aru, tegelikult on päikese vallas veel midagi, mida eriti palju tehtud ei ole. Ja siis oligi mul lihtsalt, ma ei tea, saatus ilmselt, mis viis mind kokku selle ettevõtte algse asutaja Andriga, kes on päikeseenergia teadlane, kes oli siis esimesed paneelid saanud väärna, ütleme siis hobuse talli kõrval valmis ja otsis kaasasutajaid ja siis ma liitusin. Ja praegu, miks meie kliendid meile tulevad, on puhtalt esteetika. Et maja näeb välja selline nagu varem, aga toodab elektrit katus. Kuidas nägi välja selles mõttes innovatiivse ettevõtte asutamine, et te ju pidite selle lahenduse ise leiutama? Kui kaua see võttis? Ma ütleks niimoodi, et selle lahenduse leiutamine ei olegi lõppenud veel. Et me tegime valmis esimese prototüübi käsitsi ja esimesed katused käsitsi, aga et seda tõesti skaleerida ja teha nagu ühe katuse asemel 2 või 5 või 100, eks ole, on väga suured ja keerulised hüpped tegelikult. Tundub lihtne, aga praegusel hetkel meil on ju Tallinnas tehas, 1200 ruutmeetrit, umbes 20 inimest seal töötab ja see on kõik nagu väikeste sammudega on sinna välja jõutud. Aga kuidas siis on Roofid nagu arenenud? Mingid sellised olulisemad punktid aastate jooksul? Ütleme niimoodi, et algus ei olnud lihtne. Et kui see toode oli ju prototüübina valmis ja me nägime, et klientidel on huvi justkui olemas, siis leida selliseid investoreid, kes ka sellesse tegelikult usuksid ja tajuksid, et see on tõesti, kuhu päikeseenergeetika suundumas on, ei olnud lihtne. Mul on tänulik meie algsetele investoritele Jüri Mõisele ja Hannes Tammjärvele, kes siis ikkagi tulid meid sinna talli vaatama ja nägid, et see on tõesti mingi põnev asi. Aga üldiselt selliseid, ütleme siis rauaga tegelevaid ja riistvaraga tegelevaid startup finantseerida on olnud keeruline. Ja ma arvan, et meil on ikkagi päris mitu head aastat läinud tegelikult selle nahkaga raisku, et me oleme pidanud ennast tõesti nagu veri ninast väljas tõestama, et me tõesti teame ja suudame asja teha ja siis on meil õnnestunud need järgmised rahakraanid avada, aga oleks palju kiiremini saanud seda teha, kui need kraanid oleks varem avanenud. Nii võtta siis see on ju hästi loogiline, et kui kõik panevad niikuinii, enamik panevad oma päikesepaneelid katustele, kodumajapidamised, et siis see võiks ju samamoodi nagu ilus olla. Nüüd üks ettevõte on vist, eks ole veel vähemalt Eestis, kes sarnaseid asju teeb. Sarnaseid asju küll on Eestis olemas, üks selline ettevõtte Viljandist. Ütleme maailma vastaabis, kui innovatiivne või eriline või levinud vastupidi, nagu see üldse on? Selliseid ettevõtteid me ikkagi leiame siit ja sealt ja viimasel ajal üha rohkem. Ehk
iseenesest vist esimesed patendid ehitis integreeritud päikesepaneelide näol on tehtud juba 70ndate lõpus. Aga see lihtsalt ei ole olnud majanduslikult mitte kuidagi mõistlik neid asju teha. 10 aastat tagasi mingid ettevõtted ka, kes üritasid, endiselt ei olnud mõistlik, sest liiga kallis oli. Ka päikesepaneelid tavaliselt 10 aastat tagasi olid veel liiga kallid, et nendest nii-öelda mõistliku kuluga elektrit toota. Aga nüüd ma arvan, viimase 3-4 aastaga me oleme jõudnud sinna, kus see juba on ka majanduslikult mõistlik investeering nii-öelda toota ja müüa ehitis integreeritud päiksekatuseid. Aga mis selle nii palju kallimaks siis teeb? Näiteks võrreldes ka tavaliste päiksepaneelidega? Ütleme nii, et see päikese energeetika, ütleme siis päikesepaneelide elementide maksumus on viimase 10 aastaga kukkunud 10 korda. Et Saksamaa kuskil 2012-13, ühesõnaga 10 aastat tagasi elas üle oma esimese päiksenergeetika buumi, aga see buum oli puhtalt, toimus sellepärast, et Saksamaa maksis korralikult sellele asjale peale ja subsiidiume. Niipea kui subsiidiumid maha võeti, kukkus see turg kokku. Lihtsalt tehnoloogia oli veel liiga kallis. Ja ilmselt inimesed oskavad guugeldada ka ja kui nad natuke minu tausta guugeldavad, siis nad näevad, et ma olen töötanud varem ise Eesti Energia nimelises ettevõttes fossiilkütuste peal. Ja ütleme, oli aasta 2010, kui me jälgisime ka, mis päikeseenergeetikas juhtub ja me olime täiesti muretud, et see on nii kallis, et see ei ole konkurentsivõimeline tehnoloogia. Ja aastal 2017 ma otsustasin Eesti Energiast lahkuda tänu sellele, et ma nägin, et päikeseenergia oli lihtsalt absoluutselt kõige odavamaks elektri tootmisviisiks saanud vahepeal. Ja see hinnalangus on siiamaani toiminud, nii et päikeseenergeetika on üleüldiselt läinud ja on täna kõige soodsam elektritootmise viis maakera peal. Ja lihtsalt need ehitis integreeritud paneelid, kuna meie tootmisvõimsused on palju väiksemad võrreldes selliste 1 gigavati ja 10 gigavati suuruste tehastega Hiinas, siis me lihtsalt mastaabiefekt on puudu veel. Et sellepärast me oleme natukene ikkagi kallimad praegu. Te olite ka Enefiti Jordaania ärijuht, et kuidas see mõjutas teie suundumist roheärisse? See oli nagu reaalne case study, kus ma lihtsalt nägin, et see kõrb, kuhu meie siis arendasime fossiilkütusel põlevkivil põhinevat elektrijaama, sinna kõrvale hakati ühel hetkel ehitama päikseparke. Ja need said ruttu valmis, need olid soodsama hinnaga ja need olid keskkonna mõttes väga keskkonnasõbralikud ja sellel hetkel minul lihtsalt tekkis ühel hetkel selge arusaam, et fossiilkütustel ei olegi tulevikku. Ja on väga raske töötada kuskil, kus ma tunnen, et sellel asjal ei ole tulevikku tegeleda dinosaurustega, nii et selles mõttes mul oli ülihea meel leida Eestist selline nii-öelda just asutatud ettevõte, kus oli siis toode, esimene prototüüp olemas, aga vaja oli mõelda, kuidas ta skeleerida, vaja oli investorid leida ja et ma sain nii-öelda sellele pardale hüpata. Nii et mina võin öelda, et ma olen siis oma isikliku rohepöörde ära teinud. Aga kuidas erineb teie meelest roheenergiaga tegeleva ettevõtte juhtimine versus fossiilenergiaga tegeleva ettevõtte juhtimine? See on päris huvitav, et keegi just ütles, et käis kuskil kaevanduskonverentsil või siis tõesti selliste, ma ei tea, kivisöe või mingi fossiilkütuste konverentsidel on ju, et seal on kõik vanad inimesed. Et siuksed hallid pintsakutega inimesed sageli ja ma oma varasemast elust ju mäletan seda ka. Kui minna taastuvenergia üritustele, siis seal on noored inimesed, silmad säravad, neil on tahtmist midagi teha, nad näevad, sellel asjal on tulevikku. Ja seal on energia hoopis teisel tasemel. Ja see annab lisamotivatsiooni kõigile sellega tegeleda. Aga millised on mingid raskused, et kindlasti roheäril on ka omad nagu miinused või Ja, ütleme niimoodi, et raske on olnud esiteks see loomulikult, et ökonoomika ei ole olnud paigas. Et on olnud sõltuvus mingisugustest riiklikest toetustest, subsiidiumitest
aga praegusel hetkel mina tunnen, et see enam nii ei ole. Et need asjad, mis olid varasemalt tõesti toetuste vastu ainult tehtavad, on tänapäeval tegelikult ise juba mõistlikud investeerimisotsused. Kas või oma katusele päikesepaneelide panek ilma riigi toetuseta on üsna mõistlik otsus. Ja teine on lihtsalt see, et see fossiilkütuse ärid on lihtsalt niivõrd suur äri ja seal on niivõrd suur lobi, et selle vastu on vähemalt meiesugustel väikestel nagu praktiliselt võimatu midagi teha. Et, aga me ei heitu sellest. Et meie saame oma motivatsiooni kätte nendest klientidest, kes meie katuse paigaldavad, kellele see meeldib, kes seda oma sõpradele soovitavad ja siis ennast seeläbi kõik hästi tunnevad, et nad teevad midagi õiget planeedile. Kui võtta seda, et nagu ütlete, et lobi on väga tugev ikkagi fossiilkütuste äri poolt, siis kas te nagu konkreetselt enda tegemistes olete kuskilt seda tunnetanud? Ma lihtsalt olen vaadanud, eks ole, kuidas, milliseid nii-öelda käibe ja kasumi numbreid näiteks suured naftaettevõtted eelmisel aastal kontsernid näitasid ja nad üritavad ka ja paljud neist on ka tegelikult selle mõtteviisiga, et nii-öelda teha see shift ära, minna rohelisele energiale üle. Aga see inerts on veel nii suur ja see raha, mis tuleb tegelikult sellest fossiilselt ärist on lihtsalt nii suur, et sellest on nagu raske ennast nagu maha raputada. Kas ma ise seda nagu otseselt tundnud olen, võib-olla selles mõttes isegi mitte tegelikult, et ma lihtsalt, me jookseme oma väiksuse mõttes veel praegu radari alt läbi, et meid ei ole keegi veel seganud otseselt. Mina rääkisin hiljuti Kai Reolaga, kes ütles, et paari aasta pärast hakkab hästi minema nendel ettevõtetel, kes tegelevadki kogu selle rohepöörde ja selliste teemadega. Et kui te ütlesite, et praegu veel on nagu keeruline või veidi keeruline ajada rohebusinessit, et siis milline võiks paari aasta pärast olla? Mina ütleks niimoodi, et iga aasta on kuidagi palju roosilisem, kui oli eelmine aasta. Et kas või regulatsiooni poolest ikkagi, et ühest küljest me oleme nagu seda meelt, et igasugused toetused ja subsiidiumid rikuvad turu ära. Me oleme ise ka näinud, et kui me kuskile turule oleme läinud sisse, siis ühel hetkel otsustab keegi valitsuses, et võtame selle subsiidiumi maha ja inimesed jäävad ootama. Et nad ei tee oma siis nii-öelda seda otsust päiksepaneelidesse investeerida ära, nad jäävad ootama järgmist subsiidiumi. Nii et, aga üha rohkem seda subsiidiumi tegelikult ju vaja ei olegi, see on üks asi ja teine asi, kui vaadata juba, mis ka mitte ainult Euroopas, aga vähemalt Euroopa turgu me tunneme paremini, on see, et päikeseenergeetika mingis mõttes muutub standardiks, et kui sa teed uue maja või renoveerid maja, siis esiteks sul on imelik olla, kui sa sinna ei paigata päiksepaneele peale, sest naabril ju on ja ongi, seda isegi ja selle mingi termin oli, et siuke nagu mingi tunned nagu häbi või mingisugune häbi oli see, eks ole, et kui sa siis ei pane. Ja teine asi, kui vaadata Euroopa Liidu regulatsioone, erinevaid siis alates 27. mingile osale ja aastast 2030 siis isegi kõik uued ja renoveeritavad hooned peavad põhimõtteliselt päiksepaneelid endale peale panema. Aga kui rääkida päriselt nagu praegusest olukorrast, siis siin paratamatult nagu majandusaruandeid vaadates paistab ikkagi välja, et osalt mõistetav muidugi Roofit on ikkagi natukene nagu iduettevõte, eks ole ju. Majandustulemused on ikka ilusti miinuses. 2021 oli siin suisa 1,8 miljonit. Et mille taha see jääb, et see kasumlikuks muutuks? Me ei ole seda kuskil varjanud, et Roofit Solar on startup ettevõte, mis tähendab seda, et me oleme kaasanud investoritelt raha selleks, et võimendada oma kasvu. Ehk see number, mida sa näed seal miinusmärgiga, see on teadlik miinusmärgiga number selleks, et kasvatada oma tiimi, laieneda turgudele ja mitte maha magada seda kasvu. Nii et eks meil on olemas eesmärk, kuidas jõuda break-evenini,
aga praegusel hetkel see ei ole nagu meie eesmärk number 1. Meie eesmärk number 1 on suurendada oma tootmismahtu, suurendada oma müügimahte ja mitte magada maha seda nii-öelda võimalust, mis praegu on veel suhteliselt unikaalne, vähemalt ehitusintegreeritud päiksepaneelide osas. Selles samas majandusaasta aruandes oli ka kirjas, et sõda Ukrainas on teie nõudlust massiivselt kasvatanud. Et millest see tuleneb? See tuleneb 2 asjaolust. Punkt 1, see mõjus laastavalt energiahindadele. Ja lihtsalt kõik see, mis võib-olla tundus, et hakkab kunagi tulevikus ära tasuma, hakkas väga kiiresti ära tasuma, eks ole, energiahinna mõttes just. Ja teine asi on see, et päikeseenergeetika võimaldab ennast lahti siduda sisuliselt suurest tsentraliseeritud süsteemist. Et isegi kui keegi kuskil kaugel, ma ei tea, Narvas rubilniku välja lülitab, siis ma saan ikkagi endale ise elektrit teha. Ja seetõttu eelmisel aastal näiteks esimene aasta oli, kui tõesti meilt osteti ka palju selliseid koduaku ja salvestuslahendusi. Aga kuidas teil see nõudlusega toimetulek on läinud? Meil on niimoodi läinud, et 1 aasta läheb nõudluse ees ja tootmine üritab järgi jõuda ja siis teine aasta on vastupidi, et siis me nagu surume tootmist ja siis on vaja jälle müüki turgutada, ja kogu aeg oleks natukene kapitali juurde vaja. Aga te ütlesite enne, et te tegelete ikka veel selle lahenduse leiutamisega, et ma vaatasin, et teil on praegu 60 töötajat, 61 oli eelmise kvartali lõpus. Et kui suur osa teie töötajate arvust tegeleb nagu selle inseneri poolega, kui palju tegeleb selle tootmisega? Ütleme niimoodi, et tegelikult kuna meil on ka eksperimentaalne tootmine, see tootmisliin on, me ei ole seda kuskilt ostnud nii, et keegi tuli ja pani kohale. Me oleme selle sisuliselt ise leiutanud, siis mõnes mõttes on kogu tootmistiim meil ka nii-öelda selle arenduse osa. Aga see, laias laastus ma ütleks, et siuke 2-3, ütleme 50-50 umbes on, kes tegelevad mingil moel nagu tootearenduse, leiutamise, tootmise arendamise, sertifitseerimisega ja siis lisaks sellele ka veel on meil üks tarkvaralahendus päris huvitav välja töötatud. Aeg-ajalt me mõtleme, et võib-olla oleks sellel ka mingisugune tootestamise võimalus, mille abil on võimalik siis selliseid nii-öelda päiksekatuseid algusest lõpuni planeerida. Ja lihtsalt sellist tarkvara olemas ei olnud, kuidagi tundus väga ebamõistlik 5 erineva tarkvaraga seda kliendipakkumist kokku panna ja siis me oleme arendanud sellise unikaalse tarkvara, selle arenduse peal on meil ka, eks ole, inimesed ja lõviosa muidugi on müügis, et meie Eestis, Rootsis ja Saksamaal paiknevad tiimid siis. Vist olete 3 riigis praegu, välisriigis? Meil on me müüme nii-öelda 2 kanalit pidi, teeme lõppkliendile sellist täislahendust ise. Seda me teeme Eestis, Rootsis ja Saksamaal praegu. Aga see annab, ma arvan, meie kogu müügist võib-olla 3. Ja siis meil on edasimüüjate võrgustik ja neid on meil praegusel hetkel 15 riigis. Peaasjalikult on küll kõik Euroopas, sest me ei ole tahtnud ise välja siit minna. Ja sealt tuleb ikkagi suurem osa meie müügist praegusel hetkel. Aga mille järgi te nagu need riigid olete valinud, kuhu te välismaal laienenud olete? Rootsi on selles mõttes meie jaoks olnud alati siuke nii-öelda eksportturg number 1, kuna kui minna Stockholmi või üldse Rootsis ringi liikudes seda tüüpi katuseid, me teeme valtsplekist katuseid musta värvi, siis see on lihtsalt väga levinud katuse tüüp, seal inimesed on harjunud sellise arhitektuuriga. Saksamaa valik sai tehtud omal ajal sellepärast, et seal oli küllaltki kallis elektri hind ja tasuvusajad olid paremad, inimesed teadlikumad päiksenergeetikast, aga ütleme, et eelmine aasta muutis kogu selle nagu ratsionaalsuse seal ära, sest elektrihinnad tõusid igal pool kõrgele. Aga ma pean tunnistama, et kõik meie edasimüüjad, keda me kasutame, on meid ise leidnud praegu, tuleb tunnistada. Et me ei ole ise sellist proaktiivset otsimist veel teinud, nii et see toode on selles mõttes huvitav ja unikaalne ja meie oskus pigem on olnud selles, et keda võtta ja keda jätta, et lihtsalt, et oleks kas kogemus katusehitustest või siis päiksenergeetikast, 1-2 peab olemas olema meie partneril.
aga kui võtta nii-öelda tehnilise külje pealt see tootmisprotsess, siis kõigi nende nii-öelda rohelahenduste juures on, mis on hästi seotud elektroonikaga, on siin seal ikka mure, et kust me saame, mis nagu komponendid, mis tooraine, mis tuleb Hiinast, mis ei tule Hiinast. Kuidas teil sellega on? Kas teil nüüd näiteks ka koroonakriisi käigus, kui piirid kinni läksid, või ka nii-öelda poliitilisemas mõttes, et Hiina on selline, nagu ta on, et kas teil on sellega seoses mingid väljakutseid olnud? Eks logistikaga kogu selle COVID-i perioodi algussaadik on olnud keerukas, eks ole, et tänasel päeval 96% siis nii-öelda räni elementidest, mida kogu päiksenergeetikas kasutatakse, ju toodetakse Hiinas. Et neid elemente lihtsalt mujalt ei olegi võtta. Ja see alguses ehmatas meid ära, et kas meil nagu tarned jätkuvad, õnneks tarned jätkusid. Aga sellega me ka ei osanud arvestada, et logistika või transpordikulu läheb 10 korda kallimaks. Ja teise põntsu logistikale loomulikult pani siis ka Ukraina sõda, et kui me mingid tarnekanalid meil tulid ka rongiga läbi Venemaa avaruste, siis ühel hetkel ei tulnud sealt ka enam. Aga me oleme hakkama saanud, et me oleme kuidagi sellist piisavat varu ees hoidnud, et kui kuskil on venimine toimunud, et siis meil on olnud laos, et tootmine sellepärast seisma pole jäänud. Aga reaalsus on see, et natuke on võib-olla valus seda isegi öelda, aga ega ilma Hiina skaalata või kuidas nagu hiinlased on õppinud päiksepaneele tootma, neid elemente tootma, ei toimuks ka praegu sellisel kujul rohepööret. Et kui ma enne mainisin, et päiksepaneelide hinnad, elementide hinnad on 10 korda kukkunud, siis just tänu sellele, et hiinlased on selle võtnud tõeliselt nagu suurel skaalal ette. Tehastest räägitakse tõesti nagu 10+ gigavatti võimsusega tehastest ja need on nagu ülisuured, et seda ühikukulu alla saaks. Kas on mingi nagu perspektiiv, et tulevikus võiks saada ka nagu ilma Hiinata hakkama? On. Ja see teeb ka rõõmu, sest kui 10 aastat tagasi kõik tõesti kolis Hiina, siis tänu sellele, mis ma just mainisin, et logistikakulud on läinud ülesse, samas kogu selline, vähemalt päiksepaneelide tootmine on üliautomatiseeritud ja robotiseeritud, ehk see tööjõukulu komponent on seal suhteliselt väikseks jäänud, siis päiksepaneelide tootmine liigub jälle turule lähemale. Ehk seetõttu me näeme ka Euroopas, hiljuti käisin Rumeenias meil kliendil külas, siis nad näitasid, et näed, siia tuleb 10 gigavati suurune päiksepaneeli tehas. Ja Euroopas on ka täitsa Solar Power Europe nimeline organisatsioon, kelle lobi ja siuke eesmärk on, et tuua siis kas 25 või 30 gigavatti aastaks 2025 Euroopasse tagasi. Nii et, aga majanduslik ratsionaalsus juba teeb seda siia tagasi tulekut juba niigi. Aga kuhu võiks viia üldse nagu siuke tehnoloogiline innovatsioon selles päikeseenergia tootmises? No ütleme nii, et siin on kuskil 15 aastat juba umbes pluss-miinus on loodetud väga sellistele vägevatele, vahvatele tehnoloogiatele, et ma värvin akna mingisuguse värviga üle ja siis see hakkab elektrit tootma. Või siis õhukese kihilised tõesti, et mis paistavadki läbi siuksed kiled. Ja nad on ju tegelikult olemas, selline tehnoloogia. Aga ta praegusel hetkel ei ole veel piisavalt nii-öelda töökindel või turvaline, et meie näiteks katustele seda tehnoloogiat panna ei saa, sest me tahame veenduda, et katused nii-öelda 30-40 aastat ikkagi kestaksid. Ja teine asi, see hinnatase on ikkagi kallis võrreldes bränipõhise tehnoloogiaga, mida siis 95% päikesevaldkond kasutab. Aga ma olen kindel, et eks ühel hetkel see läbimurde tuleb, aga see tuleb ilmselt mingi hübriidina selle ränitehnoloogia ja siis selle uue tehnoloogia hübriidina esialgu. Aga lähiajal siis ikkagi pigem nagu praegu 10 aasta perspektiivis me ikkagi toetume enamasti sellele ränitehnoloogiale? Ma arvan, et lähima 5-10 aastat see ränitehnoloogia on ikkagi domineeriv, kuna ta on töökindel, turvaline ja odav. Et lihtsalt kolm asja, mis seda drive'ivad.
aga kuidas sellega on, ütleme, kui see eluiga nüüd lõpuks läbi saab, et siis nende ümbertöötlemine, kui kaugele me üldse Euroopas sellega oleme jõudnud? No ütleme nii, et lihtsalt, et asi perspektiivi panna. Esimesed sellised räni päiksepaneelid, mis seal paneeliks toodeti Šveitsis, ma ei tea, 60-ndate lõpus, need siiamaani töötavad. Ma just nägin ühte LinkedIni postitust jällegi mingist Šveitsi katuse päikeselektrijaamast, mis sai 40 aasta vanuseks, ikka töötab. Ehk ja ka meie anname ja üldse see on nagu päikeseenergeetika standard, selline tootlusgarantii, mis paneelidele antakse, on 25 aastat, nüüd isegi juba 30 aastat. Ja see ei tähenda, et siis 30 aasta pärast see nii-öelda järsku enam ei tööta, vaid tal väheneb see tootlikkus ajas, et siis et ta ei tohiks olla langenud näiteks alla 80%. Ehk 80 on veel alles. Ja seetõttu kuna see päiksepaneelide selline masstootmine on alles alguse saanud, siis tõepoolest see on õigustatud küsimus, et sellist nii-öelda, kuidas neid siis nii-öelda utiliseerida pärast oma eluiga, ei ole veel praegusel hetkel nii suur probleem, et sellel oleks hea lahendus. Küll on aga olemas juba mõned ettevõtted küll, kes sellega tegelevad ja me ise saadame ka aeg-ajalt oma nii-öelda untsu läinud paneele siis nii-öelda Prantsusmaale ja kus siis me lihtsalt oleme vaadanud, kuidas seda teha saab. Ja kuna tegemist on räniga, põhimõtteliselt nagu ütleme, puhas liiv, element on sellest tehtud, seal peal on klaas ja meie puhul seal paneeli nii-öelda põhjaks on teras, siis nad iseenesest on ju taaskasutatavad materjalid. Lihtsalt kuidagi on need vaja omavahel kenasti ära eraldada. Aga see jah, nii-öelda tehnoloogia ja tööstus, ma arvan, sellel on ka üks väga suur perspektiiv kuskil 10-15 aasta pärast. Ühesõnaga tasuks võib-olla hakata uurima seda. Kõigel on nagu perspektiivi selles mõttes ikkagi 10 enam aasta pärast. See on iseenesest huvitav kuulata, sellepärast Eestis ringi sõites siin on ikka põllud täis nagu päiksepaneele. Tundus, et selle nii-öelda rohepööre tehti ära ja vot nüüd on nagu see seis nagu on, aga vist ikkagi on veel üsna lapse kingades see asi. Ja ma just kuulasin mingit podcasti ja ütleme, tuule ja päikeseenergia on selline kogu maailma energiamiksist ikkagi selline äkki 5%, alla 10 kindlasti. Ja hinnang on, et siin 2030-40 ta võiks olla ikkagi üle 50%. Nii-öelda kogu elektritootmise portfellist siis toodetakse tuulest ja päikesest. Mida, kui vaadata nüüd viimaste aastate trende on ju, mul üks graafik, mida ma oma tiimile näitasin ka just, eelmisel aastal toodet, kõik kuus elektritootmise võimsus, mis maailma püsti pandi, sellest üle 50% juba oli päikeseenergeetika. Nii et see näitab, et see päikeseenergeetika tuleb nagu hästi tugevalt peale ja ta tuleb selles mõttes tugevamalt peale kui tuul, kuna teda on lihtne paigaldada. Selleks ei ole vaja mingisugust tohutut, ma ei tea, mereuuringuid teha ja selle igaüks saab endale panna. Inimesi on palju ja kui nad tõesti kõik endale siis selle panevad, siis ongi seda neid megavatte ja gigavatte päris palju, mis katustele panna saab, aga lihtsalt ka kui tuua veel mõni nii-öelda nagu numbriline fakt lihtsalt, mõnedele inimestele meeldivad numbrid, et eelmisel aastal oli siis kogu päikesepaneelide nii-öelda tootmine ja siis ilmselt seeläbi ka paigaldus, umbes 300 gigavatti. Kogu maailma praegu üleval olev nii-öelda tuumaenergia võimsus üldse, mis on pandud nagu kogu aegade jooksul kokku, on kuskil 360 gigavatti. Nii et päikesepaneelidega pandi ühe aastaga sama palju võimsust peaaegu, kui kogu tuumaenergia võimsus kokku on. Okei, tuumaenergia töötab küll 24 tundi ja päike mitte nii palju, aga lihtsalt see näitab nagu selle kasvu kiirust. Ja selle 300 gigavatti trend on selline, et arvatavasti 2026-2027 on see juba 1000 gigavatti päiksepaneele aastas, mis toodetakse, paigaldatakse, ehk 1 teravatt. Nii et kui siin ennem oli küsimus selle kohta, logistika kohta, siis siit tekib praegu nagu huvitav challenge selles osas, et klaas saab otsa.
et noh, juba on nagu suur nõudlus nii-öelda klaasile, sest lihtsalt need päikesepaneelid, noh, kõik on ju vajavad klaasi. Vaheküsimus, et te räägite päikesepaneelidest gigavattides, et mida see tähendab ruumiühikutes, kui üks teravatt on tulevikus, palju see nagu mahult on? Seda on võib-olla lihtsam panna konteksti niimoodi, et kui ma ütlesin, et päikesepaneele eelmisel aastal toodeti ja paigaldati siis 300 gigavatti, siis Eesti elektriline võimsus kokku, mis meil on umbes 2 gigavatti. Et nii-öelda 150 Eestit umbes. Et noh, see on see skaala, millega päike kasvab praegu. Ja Eestis on hinnanguliselt praegu 600 megavatti siis päikese võimsust ehk 0,6 gigavatti. See on täiesti hullumeelne ausalt öelda nagu mahu mõttes ju. Jah, ja päikesega on juhtunud ka see, et siiamaani on päike suutnud enamus oma sellised prognoosid üle teha. Et noh, keegi ei prognoosinud, et eelmisel aastal 300 gigavatti päikesepaneele toodetakse müüaks. Et päike on suutnud nagu selles mõttes prognoose ületada siiamaani. No kui me võtame nii-öelda Eesti konteksti, siis tegelikult sellised kitsaskohti on ju ka. Tuleb meelde näiteks see probleem, et Elektrilevi ei lase siin kodumajapidamistel enam eriti vabalt liituda kui üldse. Et kuidas see nagu, kas see mõjutab kuidagi teid või kas teil on selle kohta mingi arvamus? No mõjutab ikka jah, sest kuskil mingites piirkondades, näiteks ka saarte peal, Hiiumaal, siis me teatud piirkondades ei saagi paigaldada. Või saab siis väga väikse mahu paigaldada sükest päikesekatust, sest võimsus on täis, toru ei lase rohkem läbi. Aga ilmselgelt taastuvenergia tulekuga elektrivõrk vajab investeeringuid, Elektrilevil ja Eleringil on siin ju ka see teada ja need investeeringud on ka planeeritud, on ju. Aga ilmselgelt see päiksenergia on nagu kasvanud ka kiiremini, kui võib-olla siin 5 või 10 aastat tagasi prognoosi osati teha. Kunagi käis keegi Saksamaalt rääkimas ja ütles, et 10 aastat või 2008-2009 Saksamaa võrguoperaatorid ütlesid, et heal juhul 2% taastuvenergiat mahub võrku, kui nad on ebastabiilne ja rikub sellist nii-öelda võrgu sagedust ja stabiilsust, siis reaalsus on see, et Saksamaa siin eelmisel aastal jooksis vähemalt 70-80%, kui mitte isegi rohkem juba oli võrgus taastuvenergiat. Nii et lihtsalt seda võrku tuleb arendada ja küll ta järgi jõuab. Lihtsalt nõuab raha. Mis ütleme Eesti võrguettevõtetel siin osas nagu tegemata on, mis te oskate öelda? Sellepärast, et see võib olla vale arusaam, aga vist nagu Hiiumaad, Saaremaad, seal on lihtsalt võrk nii arendamata, et see ei suuda seda mahtu vastu võtta, see ei lähe kuskile. Hiiumaale taheti isegi akupanki teha. No jah, ma nüüd võib-olla viimast seisu enam isegi ei tea, aga kunagi käis Hiiumaa elekter läbi Saaremaa, eks ole. Ja eks olegi lihtsalt igale poole korraga ei jõua neid võimsusi, nagu ülekande võimsusi juurde tekitada. Et kui me räägime siin tõesti ka eramajadest, mis on kuskil võib-olla küla kõige viimane maja, siis see on ka selles mõttes ju arusaadav, et igale poole seda jämedat kaablit ja uusi jalajaamu ja seda ei ole olnud mõistlik nagu ette investeerida. Et selles mõttes ma saan võrguoperaatoritest aru ka, aga lihtsalt kui tahe on olemas taastuvenergeetikat arendada ja ka võrku arendada, siis see on minu meelest olulisem. Kui suurt tahete tunnete Eesti võrguettevõtete poolt seda arendada? Ma isegi võib-olla ei hakkaks seda kommenteerima, sest meie toodame paneele, me pigem näeme inimeste suurt tahet minna üle taastuvenergiale, aga tänu sellele, eks ole, et inimesed üha rohkem ostavad elektriautosid ja teevad oma küttesüsteemi elektrile ümber, nii et see selles mõttes on mõistlik ja reaalsus on ka see, et elektri tarbimine on oluliselt kasvamas tänu sellele, et toimub ülemaailmne elektrifitseerimine ja siin hea näide on lihtsalt see, et hinnang, et elektriautode laadimisele kuluv elekter maailmas järgmise ütleme siis, ma ütlen jälle, 15 aastaga, kui see juba selline number oli, aastaks 2040, natuke rohkem 100-kordistub. Hoonete kütmiseks kuluv elektrienergia 10-kordistub.
ja noh, seda võimsust on tegelikult vaja nii päikeseenergiast, tuuleenergiast kui ka muudest energiaallikatest tegelikult, et see ära katta. Tuleks nüüd nagu lõpetuseks Roofiti juurde, et mis on teie plaanid lähiaastateks? Meie plaanid on kasvada. Meie plaanid on tootmismahtu suurendada niimoodi tõesti, et me saaksime selle mastaabi efekti kätte. Et meie toode muutuks tõepoolest võrreldes nii-öelda tavapaneeliga ka siis konkurentsivõimeliseks, et noh, praegu me räägime, eks ole, me võrdleme, inimesed, kui meie paneeli võrdlevad, nad tihti võrdlevad natukene valesid asju oma vahel, et õuna ja pirne, et tavaline päiksepaneel pluss meie 2 ühes päikesekatus. Ja noh, niimoodi tundub see hinnavahe tõesti päris mitmekordne isegi, 2-3-kordne. Aga kui arvestada seda, et selle meie paneeli paigaldab ühe paigalduse hetkel nii-öelda nii katuse kui ka paneeli ühe korraga. Meil ei ole seal vaja mingisuguseid raame ega täiendavaid kinnitusi ja nii edasi, siis nii-öelda kui võrrelda siis õunõuntega ehk katus pluss tavaline päiksepaneel versus meie katus, siis tegelikult me ei ole isegi praegu väga oluliselt palju kallimad. Aga me tahame jõuda sinna, kus me tegelikult oleme praktiliselt nii-öelda samal tasemel, võib-olla isegi mingil hetkel soodsamad. Milline võiks olla Roofit siis 15 aasta pärast? Nii kaugele me ei ole julenud mõelda, aga reaalsus on see, et me ikkagi kasvame Eestist välja, eelmine aasta meil oli ka 80% müügist oli juba väljaspool Eestit. Turud 15 aasta pärast, mis meil see on 2038, jah. Vaadates Euroopa Liidu regulatsioone 2030 vähemasti juba kõik ju uued ja renoveeritavad hooned peavad mingi päikselahenduse endale saama, nii ma arvan, et turg on nii meile kui ka teistele analoogsetele ettevõtetele. Ja me tahame olla üks tubli ettevõtte, kellel on ikkagi Eesti nagu juured veel all. Ja nagu me ütleme, et ütleme siis jah, meil on ingliskeelne on meie suhtlus ikkagi, et me töötame nii-öelda for a cooler planet, aga see cool tähendab seda, et katused on ägedad ja see aitab natukene ka kliimale kaasa, et eesti keeles me üritasime seda panna siis lahedama ja jahedama planeedi nimel me töötame ja oleme kindlasti suuremad. Meil on niisugune traditsiooniline lõpuküsimus ka, mis on täiesti teisest ooperist kui eelnevad küsimused, et rääkige meile kõige lahedam lugu Roofiti suvepäevadest. Okei, nüüd ma mõtlen, et oleks võib-olla pidanud kuulama eelmisi saateid ka põhjalikumalt lõpuni, et igasugu asju on juhtunud, võib-olla kõigest ei tahagi rääkida, aga ma saan endast rääkida, et mulle ühel hetkel anti millegipärast selline tiitel, et mina olen Roofit Solari Celine Dion. Ja miks mulle selline tiitel anti, sellepärast, et ma olen üritanud vähemalt laulda, kui on kellelgi sünnipäeva laulu. Peale seda ma ei julge laulda enam. Selge, aga aitäh tulemast ja aitäh kuulamast. Ja, tänud kutsumast.